Toma! No nii, järgmine video. Oleme siis täna jõudnud Läti Pikerniki rajale, kus toimub 4. Drift Mastersi etapp. Läti on siis drifti mekka. Hetkel käivad kvalifikatsioonid ja oleme tulnud siis võistlejate boksialale ja lähme ka näitame natuke edasi teile ka. Paneme siis ka Oliverile enda poolt siis sponsorkriipsu ka külge. Ma arvan väga au sellest, hoia nii, hoia siit kinni nii. Ma hoia nagu see, et oleks paigal. No nii, lähme vaatame natuke ringi, võtame süüa, vaatame meie tribüünid üle. Seekord on päris uhked tribüünid ehitatud eraldi siia. Me praegu sõitjaid ei hakka segama, sest nad valmistuvad kvalifikatsiooniks. Me teame, kui väga nad pühenduvad selleks, et ei tasu segama praegu minna. Hiljem, kui on neil sõidetud rahuliks, räägime paari sõitjaga juttu ja meil on uued äged särgid ka. See viib otse Veego lehele. Oleme tabanud just hetkel kinni põhimõtteliselt Karel Piiroja, kes käis sõitmas, 2 katset on ära teinud siis kvalifikatsioonist ja kahjuks ta ei saanud edasi. Vaatame, kas tahab mingi sõna ka meile anda ja teevad täpsemalt, mis juhtus või mis siis sai asjast. Lähme vaatame, äkki saame jutule. Kuidas täna läks? Algus oli hea, siis lõpus oli väga paha ja päeva lõpuks ütleme nii, et võistluse lõpuks meie jaoks ütleme niimoodi, et rahuldav. Positiivsed emotsioonid, et nulliga ei pea koju minema, et suurde häbisse ei jää. Ei just, aga ma mõtlen, kas sa ei olnud tegelikult täitsa enda autoga, vist ma kuulsin? Ei oldki Martini autoga, nii et 2 ringi sai trenni ja 2 kvaliringi, et 4 ringi, et kohaneda, et keeruline. Aga sa eile said trenni teha, kõik asjad olid hästi ja? Ei oligi, eile tegelikult oli ka äpardus, et ma sõitsin enda autoga seina roolivõimu rikke pärast ja oli probleeme, aga tänane päev oli kuld. Palju sai sõita ja rada on karm, grippi on palju ja õli loksub karteris nii palju ikkagi, et lõpuks vist andsid saaled või midagi järgi. Aga järgmine nädalavahetus on tegelikult ju ka väike sõit ees ootamas, oled sa kohal? Eesti meistritiitlit on vaja kaitsta ja võidelda selle nimel, et praegu on teine koht, aga me anname endast parima, aga vaatame, mis mootorist välja tuleb. Jah, väga hea. Kuule, aga jõudu, edu sulle. Aitäh. Nii, oleme jõudnud Oliver Randalu telgi juurde, ta sai just kvalifikatsioon läbi. Vaatame, kas leiame just üles ja saame äkki paar sõna ka intervjuud temaga teha. Tavai, lähme vaatame. Tabame ta kindlasti kõige ebamugava olukorra pealt. Nii, tere. No nii sama ei saa kuskile midagi. Jah, tere. Vaata seda, sul sõidud läbi. Kebaabos on kohe ees. Kus said kebaabi? Ma toetan meie seda kõrval naabrit Edgars, et see on tema siis koht Edgars Kebaabos, Kebab Factory, et kahjuks küll ta langes täna välja poole punktiga, aga vahepeal on nii. Sport on ju. Aga selles mõttes, kebaab elab edasi. Aga söök on hea, on ju? Kebaab elab edasi. Kebaabiga, kebaab elab edasi. Tahtsin küsida, kuidas täna läks siis? Mis värk on? Hästi läks tegelikult. 2 sõitu oli, mõlemas oli 1 viga, mis mõlemas sõidus siis, mis võtsid suhteliselt olulised punktid maha niimoodi, et ma arvan, et me oleks olnud seal 90 kandis, kell oli 83 ja 80, aga üldiselt ma jäin rahule. Rääkisime ennem ka, esimene kurv on kõige olulisem. Jah. Mis juhtus teises sõidus? Teises sõidus juhtus see, et kuna seal esimeses kurvis, siis tagaratas peab olema täpselt selle asfaldi ja kruusaserva peal. Hoogu oli ka natukene rohkem kui esimeses ja ratas läks õrnalt selle asfaldi pealt maha kruusa peale ja nii ta läks, aga õnneks ta tuli ikkagi tagasi, et me ei sõitnud teelt välja, et see ratas käis korra väljas, tuli tee peale tagasi ja sõit jätkus. Väga aus, kuule homme, edu sulle. Jah, tänud. Kuule, aga see on ju Siimu lempar ju. Kuule, Viskolti. See on, meil on väike ka, kuidas ma ütlen, kas mäng käimas, siis igaüks on valinud mingi, mitte kas lemmik, aga mingi sõitja, kes parima et kuule, mulle meeldib see, et see hooaeg palustan tema peale. Ei, see mäng tuli tegelikult see, et me käisime vaatamas esimest etappi Hispaanias ja ainuke tingimus oli see, et me ei tohi valida Eesti sõitjaid. Ja igaüks pidi valima sama lemmiku. Ja siis Siim valis Viskolti, Kevin Viskolti. Praegu ikkagi ütleme tegelikult teeb väga tipptasemel tulemusi. Aga mille pärast ta valis selle? BMW. Nii ta on, jah. Vaatame, kas saame äkki samamoodi, nagu saime
Kareli kätte, saime Oliveri kätte, äkki saame Kevini kätte. Kevini ka kätte. Aga nagu näha, siin on väga palju inimesi, ilmselt tal juba juttu jätkub, nii et peame lihtsalt minema ja suruma sinna vahele. On meil staarmehaanik või? Staarmehaanik. Pesuritiimis oled või? Ma olen pesurmehaanik. No pigem oled ju. Noh, vana tiimikaaslane ka mul tegelikult. Kuule, aga räägi meil autost. Mis siin uut ägedat on? Uut ägedat. Terve auto on sisuliselt uus. Me ehitasime see talv Nullist. Selleks aastaks nullist tuli ainult paljas kere. Seda me nägime. Siis hakkas pihta, lihvimine, kõik asjad, et 4 meest, 4 päeva hommikust õhtuni ainult lihvisime. Aga ma küsin ära, miks te tegite seda? Mis oli see asi, mis puud oli, mis vanal autol ei olnud? Mis see kõige suurem nagu asi oli, mille pärast te tegite põhimõtteliselt identse auto? Midagi pidi olema erinevat. Iseenesest mõte oli see, et saaks täiesti värske auto, täiesti uue ja võimalikult sarnase, mis oli eelmine auto. Okay. Et eelmine auto tegelikult ju töötas hästi, praegugi sõidab ju Eesti meistrikaid ja Baltikaid, et minu teada ta juhib. Idee oli selles, et saaks värske. Siia sai nüüd pandud kõik meie aastate tagused teadmised, kuidas autot ehitada, uued ja värsked tükid kõik. Mis kõige suurem erinevus? Ma tean, et Kevin ise timmis seda puuri ja tegi, et see oleks veel kergem ja mis siin oli? Tuli kaaluvõitu ka natukene vana autoga või? Vana autoga võrreldes oli kaaluvõitu, kui ma ei eksi, see oli 180 kilo. See on ikka omajagu ju. Mis see kõige suurem asi oli? Puur sai natukene teistsugune. Ilmselt kõige parem erinevus on käigukast. Okay. See aasta on meil otsekast. TMA otsekast, et saab otse laduda. No see on popp asi vist täna või? Täitsa ilus, võin näidata, võtan kangi pealt ära. Alla küll ei näe, aga ilus pilletükk on. Aga mis selle kõige suurem erinevus näiteks Samsonasega on? See on töökindel. Töökindel, okay. Et me eelmine aasta vaatasime, käisime erinevate inimeste juures ja juhtus täpselt selline aasta olevat, kus Samsonas andis väga palju olla. Et nii mõnelgi mehel läks kast kätki. Okay, aga hind on neil sama umbes? Hind on samas kandis. See võib-olla on isegi natuke odavam kui see Samsonas SR90. Et ülejäänud on suures pildis sama, mis oli vanal autol. Noh, uus bodykit uue disainiga nii-öelda, et see on vähe agressiivsem, natuke kergem. Ja palju mootorjõudu teeb täna? Kas tal on mingid erinevad moodid ka, mida saab timmida, on ju? Jaa, mootor on sama. Mina öelda seda ei oska, mis seal on muudetud või ei ole muudetud, aga see aasta on jõudu natukene rohkem. Et jõudu on seal kuskil 950 hobujõudu. No, omajagu. Ja siis on kolm erinevat nupulülitusega setti. Ehk siis kui läheb vihmaks ära, siis keerad selle jõu täiesti nulli. Ma arvan, et see kõige lahjem jõud oli äkki seal 700 hobujõudu. Et siis vihmaga keerad jõudu maha, et siis oleks rohkem pidamist taga. Et kui liiga palju jõudu on, siis ta lihtsalt kerib üle ennast ja pidamine kaob. No igal juhul väga äge, hoiame homseks pöidlaid ja äkki leiame homme raja pealt Pärdi ka veel. Võtame paar kommentaari. Raja pealt võib-olla leia, aga siit boksist kindlasti leiame. Sa line-upi saad ikka korra käida? Jaa, see on alates top 16 hakkab hotpit, et siis me läheme stardi line-upi ja hakkame seal tööd tegema juba. No vaatame. Aga homme tuleb kõva päev ja ma arvan, et emotsioon on selline, et me tuleb homme. Sweden! Estonia. Yes, nice to meet you. Yes. Who are you? Who's the best driver? Sweden. Yes. Nii, vaatame, meil on läinud Oliveri seal telgi juures Eesti lipud ülesse. Lähme vaatame, räägime ka mingi fänniga juttu natukene. Lähme. Nii, vaatame, siin on ka mingi hunnik on rahvast. Lähme otsime, tule, lähme vaatame. No, tere, vaatasid Oliveri. Tervist, Kaspar, väga meeldib. Mina Gert. Väga meeldib. Sulle pärast ikka natuke teeme. Nii, ma vaatan, sa oled siin Oliveri telgi ees. Kuidas sind kutsu saab? Kas fänniks täitsa või? Mitte fänniks, aga mina Oliveri hea sõber, vana kauaaegne tuttav. Ja siis me ikka hoiame pöidlad kogu aeg. Siis kui nii palju kui võimalus, käime vaatamas ka, kuidas mees sõidab. Aga enamjaolt vaatame ikkagi telekast. Aus, sama, täpselt sama. Aga kui tuleb koha peale, see on ikka hoopis teine asi. Teine ooper, on ju? See on ikka, need hääled, need masinad, see on ikka midagi teist. Ja mõtle, me olime ka korraks raja juures. Siit võib seda rehvi tolmu maha pühkida. Aga pigem kananahka, mis tekib, kui siin rajale. Kõik võiks tegelikult tulla ju rahulikult. Tulge kohale, tulge toetage Eesti omasid. Mida saaks, ütleme nii-öelda, iga tavaline inimene teha siis, et anda, kuidas saaks oma panust anda?
et tulla vaatama seda. Näiteks. Hoida silma peal Drift Mastersil, siis ma arvan Oliver Randalu Drift Teamil, kus nemad võistlevad. No neid etappe siin Euroopas on ainult 6 ju Drift Mastersil. Ja siis ongi, no need lähimad etapid on kõige lihtsam, mida üldse vaatama tulla on. Läti, Leedu, Leedu ei ole. Leedut ei ole. Läti, Soome on kõige ligemal. Teised on veits kaugemal. Väikse tripi ajal ma olen. Väga hea. Me valisime Läti selleks korraks. Väga hea. Kuule, aga aitäh sulle. Väga meeldiv. Samad sõnad. Vaatame edasi. Ja siis hoiame pöidlat. No just täpselt. Esimene päev läbi, kvalifikatsioon tehtud, 2 eestlast edasi ilusti. 83-84 punkti. Väga close oli mõlemal eestlasel. Mõlemad ka lubasid meile, et lähevad poodiumit jahtima. Homme tuleme, hoiame pöidlat pihus. No kõige olulisem on see, et mõlemad on top 32. Kui me boksis käisime mõlemal poisil, siis ega tegelikult nad rahul ei olnud, sest nii Oliver kui Kevin oleks saanud tegelikult teises sõidus oma skoori parandada, aga mõlemal läks natukene midagi valesti seal. Oliveril läks esimeses kurvis natukene välja ja Kevinil, ma ei tea, lihtsalt võib-olla närv andis alt seekord. Ütleme, et homme on uus päev, uus ilm, uus tuju, et tulevad kindlasti poodiumit püüdma, nii et homme tuleme, hoiame Oliverile ja Kevinile kõvasti pöialt. Aga vaatame, homme top 32 ja näeme homme. Pamm! Teine päev, oleme taas kord tagasi Pikerniku rajal. Tribüünid on rahvast täis ja täna toimub siis tandemvõistlused. Et vaatame, mis täna toimuma hakkab. Selja taha jääb siis ka siin mõnus expo-ala, kus on mõned siis show-autod välja toodud. Vaatame, seal on ju Kimberli auto ka ju, äkki me võtame talt ühe kommentaari siin. Ja just, lähme vaatame, äkki saame temalt mingi sõna kätte. No nii, leidsime Kimberli ülesse. Vaatame, teil on täitsa oma telk siin. On. Kas te pidite maksma ka midagi selle eest või lihtsalt saite siia koha? Ei, me saime lihtsalt koha. Kuidas müük läheb? No kassid on põhimõtteliselt tühjad, 2 XL-id on alles. Mis kõige populaarsem asi on siis? Uue disainiga särgid ja pusad ja need on otsas, neid ei ole. Ja soomlased ostavad kõige rohkem või? Eestlased. Eestlased või? Jaa, nii et kes ütleb, et eestlastel raha pole? Kuule, aga lähme vaatame korra su autot ka. No nii, nagu me näeme, siin on üks vähe erilisem auto, mis on tänavu olnud juba väga mitmel autoüritusel. Nagu Kimberli ütles, see läheb veel väga paljudesse kohtadesse. 2 vähemalt, jah. 2 vähemalt ja Red Bull Car Park Driftil on ka see auto väljas, me loodame. Loodetavasti. Loodame. Nagu ta ise ütles, see värv on väga eriline ja talle väga meeldib. Ta ei ole veel kohanud ühtegi inimest, kes poleks öelnud, et see värv on kole. Ma ootan, et keegi ütleks. Top 32 sai just läbi. Oliver kahjuks langes välja väga napilt. Väga äge jälitussõit oli, ma arvan, me saame sealt väga ilusa Vego kaadri ka endale. Kevin sai edasi, läheb top 16 sõitma. Küll oli aga tal väike kokkupõrge. Loodame, et autoga on kõik hästi. Ja nüüd on paraad, vaatame paraadi ära ja siis juba lähme raja äärde Kevinile kaasa elama. Championship points. This will determine third and fourth place in the championship. Heading into Hungary, off the line through the gears. Dean to lead in Passeur for a spot in the Great 8 away. It's beautiful initiation from James Dean. Kevin Passeur matches the angle and the pace. Goes early, takes the back end of a Dean's car. Up on the curve goes Passeur as they go wide for outside zone 3. Oh my God! Passeur is on a man possessed. He disposed of the bumper. Tags Dean. They stay in it. Oh, and they have to bail out. I was just about to say, there is no way Kevin Passeur can pull this off the whole run. Over there, bro. Yeah. Neil Tiiniga veel väike kokkupuude. Loodame, et auto väga puruks ei näinud, et Tagasõit oli ikka väga korralik. Tagasõit oli ikka raju, väga vinge. Jah, ei ole midagi teha, selline see drift on, et... Hello. Lähme vaatame. Kuule, leidsime põhimehe ülesse siit. No nii. Algus oli küll tuju ära natukene. No räägi, mis juhtus siis? Tuju ära. Tuju on hea. Tuju on hea või? Jaa, sellepärast on ainult halb, et teist korda nagu nemad ei kaotada kontakti pärast, et rooli ots läheb katki, parempoolne rooli ots ja James Deaniga. Mõlemad korrad nagu, eelmine oli eelmine võistlus, see oli see võistlus. Et ei ole meeldiv kaotada, teades, et sa ise midagi valesti ei teinud. No vähemalt oli ülevalt, kui me vaatasime, oi, see tuleb ilus jelitus. Poole vahetus oli ka väga mõnus oli. Esimesel kohe stange minema tal, vaata, oleks teisel see stange alles olnud, see oleks teisel ka võtnud. Aga jah, uuesti enne poole vahetust tuli gaasilt maha ja sama asi oli Soomes ka.
pole mitte midagi teha, kohtunikud ei näinud ja nii ongi. No eks ongi, kui sa tahad ju lähedal olla, siis sa ei saa seal ju, sa ei saa vaadata ka, et ma nüüd lähen pidurdan hoogu maha. Nii palju kui võimalik on ju, reaktsioonid peavad teada olema, aga ma pidurdasin nii enne kui pärast, aga see ei olnud piisav. Nii lihtne ongi. No ei hullu, ega järgmine ütles, mis te lähete nüüd, lähete Ungarisse või? Ungarisse, jah. Ungari Masters on, aga mitte viimased paar aastat, kui me sõitnud olema. Et seal kunagi on olnud küll Masters, vanemad olijad teavad seda rada, meie jaoks on uus. Aga selles mõttes nüüd on ju 2 etappi veel, sa oled praegu 4. kohal. Tegelikult ju Heinonen ja teised poisid langesid ka varakult välja. No Heinonen langes, McKeever, ma kuulsin, sõidab siin praegult veel ja Dean samamoodi on top 4. McKeever just pani ka, tegi palju matsu. Okei, et McKeever ja see Dean samamoodi, mõlemad olid ju top 4, et punktid lihtsalt lähevad, punktivahed lähevad suuremaks, mis on halb. See oli hea võimalus meil Lauri kinni püüda ja Deanist mööda minna. No 2 etappi on ees, ma arvan kindlasti tõmbad seal, no seal pead ära tegema, nii nagu esimene etapp. No jah. Valentsiast väga äge. Me iga kord üritame, aga kõik ei saa ise teha. Aga kuidas rada oli, kas uus asfalt pandi maha või? Oli tunda ka mingit vahe või? Ei, see uus asfalt on ammu siin. Normaalne, see asfaldivahetus on alati olnud niimoodi, et esimene kurv on libedam, tuled teise, kus see uus asfalt on, see on jõhkra gripiga, kõvasti rohkem pidamist. Mis sul ikka on? Tuleb auto korda teha ja... Tuleb auto korda teha ja meil pidi ümarlaud pärast olema nende kohtunike, presidentide ja Tiiniga, nii et siis saab asjast selgeks rääkida ja äkki rohkem ei juhtu sükest jama. Kuule hästi, kuule aga edu. Igal juhul pöiad. Tänud sulle. Kindlasti minge vaadake ka Veego kodulehte. Nüüd on ülevalt valikus olemas meil ka teised sõidukitüübid. Lisaks on seal ka veetehnika, jetid, jahid, mida iganes hing ihaldab. Olge kursis ka meie sotsiaalmeedia videotega all uudisteblokis ja vaadake, mida põnevat veel tulemas lehel on. Nonii, päev on õhtule jõudnud, võistlus läbi. Kuidas kokku võtad? Oleks kindlasti saanud paremini, oleks tahtnud näha kõiki 3 eestlast poodiumil. Kahjuks see nii ei läinud küll, aga ikkagist väga põnevust ja vinget täis võistlus oli. Eestlastelt ikkagi supertöö, väga vinged nii ees kui tagasõidud. Pakkusid Malan rahvale vinget show'd ja ilusaid tandemeid ja järgmised võistlused on neil juba Ungaris ja siis vaatame, kas me ise jõuame ka sinna kohale või mitte, aga olge mõnusad. Just, järgmise korrani!